Tere kõigile head vaatajad, eesti.com infoteenistuse peatoimetajana alustan 107. nädala uudiste saadet, vaata mis lõppenud nädal kõige olulisem oli. Just siis, kui arvad, et klouni maailm ei saa enam absurdsemaks minna, siis see juhtubki. Briti valitsus kontrollib nüüd, mida süüa tohib. Inglismaa supermarketitel ja poodidel ei ole enam lubatud pakkuda teatud toiduainetele, sealhulgas suubistetele, majustustele, kookidele, jäätisele ja pitsale pakkumisi, osta üks, saa teine tasuta. Kõigele, mida valitsus liigitab ebatervislikuks. Ja Inglismaa restoranidel ja kohvikutel ei ole enam lubatud pakkuda tasuta Coca-Cola või muude suhkrurikaste karastusjookide täitepakke. Muidugi öeldakse, et need meetmed on vajalikud rasvumise määra vähendamiseks riigis. Muidugi, kõik teavad, et liigne suhkur ja rämpstoit pole tervislikud. Aga see, et valitsus hakkab nüüd dikteerima, mida inimesed süüa ja juua tohivad, on lihtsalt düstoopiline. Nad on sõna otseses mõttes keelanud tasuta täitepakendid. See on groteskne. See, mida aastakümneid peeti mõeldamatuks, on nüüd mustvalgelt dokumenteeritud. Šveitsi luureteenistus NDP jälgis koroonaviiruse pandeemia ajal kodanikuühendusi, sealhulgas liikumist põhiseaduse sõbrad, mis rahumeelselt, kuid resoluutselt mässas riiklike sunnimeetmete vastu ja seda just Šveitsis, mis peab end otse demokraatia eeskujuks. Weltwoche uuring näitab, et föderaalne luureteenistus NFP luuras süstemaatiliselt aktiviste ja koroonaviiruse poliitika vastaseid. Koguti andmeid, kuulati pealt suhtluskanaleid ja loodi toimikuid. Operatsiooni eesmärk oli jälgida kodanikke, kelle ainus solvang oli põhiõiguste austamise nõudmine. Vaid paar kuud pärast nende asutamist liigitas Föderaalne riskijuhtimise amet põhiseaduse sõbrad potentsiaalseks ohuks. Põhjus, nad korraldasid referendumeid, pidasid kõnesid ja kutsusid üles rahumeelsetele meeleavaldustele. Teadlased on hoiatanud, et tehisintellekt AI libiseb turvalisusega seotud hallidesse tsoonidesse, mis meenutavad tugevalt mässu. Eksperdid ütlevad, et kuigi hiljutistes juhtumi uuringutes täheldatud petlikku ja ähvardavat tehisintellekti käitumist ei tohiks kontekstist välja rebida, peaks see olema ka arendajatele äratuskell. Ulmekirjanduse moodi kõlavad pealkirjad on õhutanud hirmu kahepalgeliste tehisintellekti mudelite ees, mis keemitavad kulisside taga. Juunikuu kuulsas raportis avaldas Anthropic 16 populaarse suure keelemudeli LLM stress-testi tulemused, mille viisid läbi erinevate arendajate loodud programmid, et tuvastada potentsiaalselt riskantne käitumine. Tulemused olid kainestavad. LLM kasutati hüpoteetilistes ettevõtluskeskkondades potentsiaalselt riskantse agentliku käitumise tuvastamiseks enne, kui see tekitab reaalset kahju. Stsenaariumites lubasime mudelitel autonoomselt e-kirju saata ja tundlikule teabele juurde päästa, seisab Anthropicu aruandes. Ning vaatamata ulatuslikele majandusšokkidele, sealhulgas USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tariifidele, on maailma majandus seni näidanud end oodatust vastu pidavamana, kuid Rahvusvahelise Valuutafondi IMF tegevdirektori Kristalina Georgieva sõnul võib see stabiilsus peagi oma piirini jõuda. Kinnitage turvavööd, hoiatas Georgieva kolmapäeval Milkeni instituudis peetud kõnes. Ebakindlus on uus normaalsus ja see on tulnud, et jääda. Tema hoiatus tuli päeval, mil kulla hind ületas esimest korda $4000 untsi kohta. Selge märk sellest, et paljud investorid põgenevad nõrgema dollari ja kasvavate geopoliitiliste pingete tõttu turvalistesse varjupaikadesse. Kõne toimus vahetult enne IMF-i ja Maailmapanga aastakohtumisi Washingtonis, kus Trumpi globaalne tariifipoliitika on üks peamisi arutelu teemasid. Saate lõpuks veel vaatame üle, kes on need erakonnad või kandidaadid, kes ei vääri teie häält järgmise nädalal toimuvatel valimistel. Alustame muidugi talmuudlasest Kristen Michalist ja jõuame vampiir Jüri Rataseni välja. Siiri Ottender, Kanal 2, et tsiteerin päästjate esindajat, et palgatõusuna proovitakse serveerida maksuküüru kaotamist. Selle rahaga saaks hoopis päästjate politseinike palkadest ja see soov on 1,2-kordne palgatõus. Et ehk päästjad ei oota mitte maksuküüru kaotamist, vaid reaalset palgatõusu, et mis on pääministril selle peale kosta?
Ma oleks väga üllatunud, kui ma ei suudaks öelda, et me leppisimegi palgatõusu nimelt kokku. Ja nagu vanasti oli loosimise õigsust kinnitab Siseministeerium, siis mul on ka siseminister siin, kes saab kirjeldada, et palgatõus on kokku lepitud. See ei ole piisav. Tahad tänan oma pintsaku ära? Mul ei ole rohkem midagi anda. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ja Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumata ainult kui toetate meid pisikese toetusega, toeta eestieest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 40770008496547 märksõna ülekanne. Nii tiitrites saate esimeses pooles kui ka päris lõpus saate neid ülekante võimalusi näha ja tänan kõiki, kes on seni toetanud meie tegevust ja oluline on siin juures nüüd mainida seoses järgmise nädalaga, et kes tunnetab, et ta ei soovi valimistest osa võtta, see on tema õigus, kuid valimistele minejad kindlasti arvestage paari asjaga, et ärge laske ID-kaarte skänneerida, see ei ole mitte mingil juhul õiguspärane ja teiseks, kui te teate, et olete hääletanud, siis hoidke kindlasti endal meeles, kelle poolt te hääletasite. Te ei pea ütlema seda kandidaatidele otse, aga kindlasti jätke meelde, kelle poolt hääletasite ja vältige e-valimisi. See on kindel. Siit aga kõik. Järgmisel nädalal oleme kindlasti eetris ja kohtume natuke teistmoodi 19. oktoobril. Kõik head!